No tere siis teile kõigile. Kui Kaie on sellisest nii-öelda erakoolist, siis mina esindan nii-öelda riiklikke koole. Et ma olen Tartu Descartesi koolist ja läksin siia kooli tööle teisel aastal, kui kool oli 1,5 aastat vana ja alustasin oma tööd 2. jaanuaril. Nii et mul on väga hea meeles pidada, millal ma esimest korda sealt uksest sisse astusin. Ja sinna ma olen jäänud. Aga see kool on sellise koha peal, kus meil on kõrval teine maja ja see on Hansa kool. Meil on 2 peale staadion, siis meil akende all on selline mõnus muruplats. Teisel pool on tiik ja tiigi kaldal on pingid, selline väikene puudega kaetud haljasala ja maja ees suur asfaltplats. Selle taga on peaaegu uus korvpalliväljak ja mõned aastad tagasi avatud siis selline nagu mänguväljak. Need on need kohad, kus meie saame väljas siis tegutseda. Mis on meie koolis takistuseks on see, et me oleme nii-öelda tuulte tallermaal ja tihtipeale niimoodi, kui sa teed lastega tundi väljas, siis tuleb mõni lõbusas meeleolus noorhärra või vanahärrasid rohkem tuleb sinna, tahab ka tundi nagu tegutsema hakata või tulevad 2 mammit ja jäävad näiteks, meil oli üks situatsioon, kus meil oli vaja staadioni peal tegutseda, 2 mammit otsustasid, et nad jäävad keset staadionit seisma ja hakkavad juttu ajama. Nii et sellised on meie tingimused, aga vaatamata sellele on meil lõbus. Kui vähegi ilma on, siis on väga paljud õpetajad väljas ja siis on see tingimus jälle, et vaatad, kust nurga taga sina oma lastega tegutsema saad hakata. Et ilus ilm tõmbab paljud lapsed välja. Ja nüüd ma siis, kui Kaie rääkis sellist üldist juttu hästi palju, siis sellele mina aega ei kuluta, vaid ma hakkan teile kohe rääkima sellistest mõtetest, mida ma olen oma lastega kasutanud ja üldiselt on niimoodi, et minule tundub, et kui õpetaja saab mõne mõtte, siis see mõte hakkab tema peas kerima ja ta saab muudkui uusi mõtteid juurde. Nii et ma loodan, et võib-olla mõned mõtted teile täna tulevad. See on nüüd see variant, mida siin Kaie ilusti rääkis, see nii-öelda jooksev etteütlus. Mina kutsun teda diktaadiks. Võib-olla sellepärast, et mina hakkasin ka teda seal kaugel Vene ajal juba kasutama, et jooksev diktaat. Et see variant, mida Kaie rääkis, on meil hästi tuttav ja me oleme seda kasutanud küll klassis, küll õues, aga võib-olla selline variatsioon, et me ei tee sellist juttu, vaid me kirjutame ära lauset ja lauset kirjutame siis niimoodi, et kui me oleme õues, siis on lastel, nüüd ma olen proovinud niimoodi, mul on sellised suured täringud ja keset hoovi on suured täringud, väiksed kaovad ju ära väljas, olete nõus. Siis on neil paber, kirjutamise aluse peal ja pliiatsid ja iga õpilane tuleb, veeretab täringu pealt mingi numbri, seal on numbrid võimalik panna kuni 1 kuni 6-ni. Ja kui ta on nüüd teinud ära selle esimese veeretamise, siis ta näeb sealt mõnda numbrit. No näiteks oletame, et seal on number 3. Siis ta peab õuealalt otsima üles ühe slaidi, mille esimese slaidi kindlasti, ja otsima sealt 3. sõna. Ma vaatan, nii, et otsib 3. sõna. Siin on nüüd üks 3. klassi näide, et siin ta peab 12 korda jooksma. No näiteks niimoodi, et esimene kord ta veeretas number 3 ja tal tuleb sõna järgmise. Siis ta jookseb uuesti täringu juurde ja veeretab uuesti. Ja nüüd tal tuleb näiteks number 5. Sõna on õhtul. Siis ta veeretab uuesti number, no ma üldse ei piilu sinna, ütleme 2, kuulutas. Nüüd on meil juba selle väike lause, et järgmisel õhtul kuulutas ja niimoodi ta peab jooksma läbi, mis on lapse ülesanne, ta peab kindlasti järgmine seda, et ta läheb õige lause juurde, kõigepealt esimene, teine, 3. leht ja niimoodi ta teeb endale sellised toredad laused ja need laused on tõepoolest niimoodi, et päris parajad sellised naerukohad ja esimesel klassil ma teen selliseid tegime nagu 1 tähe lauseid, et mõtlesin välja sellised laused, mis kõik algasid T-tähega. Teine variant oli, kus kõik algavad K-tähega ja siin paar päeva tagasi proovisime näiteks P-tähega ja siis tulid sellised laused.
peenike prussakas piiksub poris või siis näiteks, panen siin paar tükki võtsin kaasa, peenike peni piilub puhvetis, pirakas part prääksub puhvetis, pahur part pikutab poris, pirakas part piilub peeglis ja sellised laused ja lapsed on siis niimoodi, kui nad need laused läbi jooksevad ja kirja panevad, siis nad tahavad neid kohutavalt teistele ette lugeda, et siis peame nagu tagasi hoidma toota, et loeme siis, kui kõik on nagu selle ringi ära teinud, et seda lauset saab teha järjest pikemaks. No siin on nagu näha see 12-sõnaline lause ja üldiselt lastele meeldib, et ta peab siis järgima, et lause oleks õieti kirjutatud, et sõnade järjekord oleks õige. Nii et mõnus selline. Siis üks selline mäng, mis on mul, no võiks ütelda 2 aastat vana. Selle mängu ma olen pannud pealkirjaks Lepatriinu ja lepatriinud on siis sellised mõnusad kaardid, et ma saaks neid korduvalt kasutada, on nad ära kiletatud. Ja esimene kord, kui ma seda tegin, tunnistan üles, et ma läksin alt. Läksin alt sellega, et ma panin kõik numbri või need tähekaardid, kõik lepatriinud jagasin muru peale. Väga ilus rohelisel murul paistsid kaugele, aga see oli laste jaoks natukene raske esimene kord. Et kui sa nüüd lepatriinu lauset teed, siis lepatriinu lause juures esimestel kordadel vähemalt peaks panema ainult need tähed, mida lapsel vaja on. Nii. No näiteks niimoodi sellised spikrid ja kui te siin kõrval vaatate selle valge peal, siin ongi üks lause ja laps peab nüüd jooksma mööda õue. Tavaliselt me teeme seda rühmatööna ja ta otsib sellise lepatriinu, kus paremal pool on 2 täht. See on hästi selline tähelepanu ülesanne, sellepärast ei tohi neid lepatriinusid väga palju olla. Ja siis ma soovitan, et kindlasti vaata, kas seda lepatriinut on sinu tekstis veel mujal ka, et näete 1, 2, 3, 4 korda on lause seda lepatriinut, millel tal on 2 täppi paremal pool, et ta ei pea iga kord hakkama uuesti otsima, vaid ta vaatab kohe kõik ära. Ja kui ta on need tähed ära leidnud, siis ta saab sellise. Näiteks tol korral me tegime, algab vaheaeg. Et iga täht on niimoodi, et ta läheb sinna õue, leiab õige lepatriinut, vaatab, missugune täht on selle taga ja kindlasti siis, et teised seltskonnad saaksid ka, siis nad panevad pärast need lepatriinud uuesti maha tagasi. Et selline tore liikumis- ja otsimismäng. Siis eesti keeles veel, ütlen vahele, et mina teen põhiliselt neid mänge väljas, kas kordamiseks või kinnistamiseks, et üldreeglina, aga mitte alati, et me võtame ikka need, õpime klassis ära ja siis läheme välja, siis kinnistame. No näiteks selline mäng, mille pealkirjaks ma olen pannud, et kus on sõna kodu. Et siin saab igasuguseid erinevaid sõnu kasutada. Ja ma olen teinud siis sellised sõnakaardid ja kindlasti, et neid jälle saaks korduvalt kasutada, ma olen nad ära kiletanud. Et muidu teeme üheks korraks ja nad lähevad koledaks. Anname siis võistkondadele sõnakaardid või pildid. Ja laps peab otsima siis, kus selle tähe kodu on või selle sõna kodu on. Ja ma olen välja pannud näiteks siin antud juhul 5 karpi ja iga karbi küljes on selline suurelt silt, näiteks 3T, 3H. Et sinna peab minema selline sõna, kus on 3 tähte ja 3 häälikut. Järgmises karbis 4 tähte, 3 häälikut, 4 tähte, 4 häälikut. Et laps ise no niimoodi, et kui me oleme selle hääliku ja tähe teema ära õppinud, siis väljas miks mitte, need kastid ei ole meil lähestikku ja saame siis teha sellist võistkonnatööd. Ja kui me teeme mitme võistkonna vahel, siis on muidugi väga hea, kui need sõnad on kuidagi ära markeeritud, et kas mina kasutan näiteks, mis büroo maailmas müüakse need värvilised muupsid, et panen igale rühmale erivärvi muupsi peale ja siis me kohe näeme, missuguse rühma laps eksis. Et nime ei ole vaja. Aga me näeme, et vot sellel rühmal, kellel olid roosa täpp peal, nendel on kõik õigesti pandud. Et selline mõnus võimalus ka kontrollimiseks. Nii. Ja siis, kui me oleme selle ära kontrollinud, siis me võime siis niimoodi, et iga grupp läheb siis ühe selle nii-öelda kodu juurde, kontrollib üle, et mina ei pea seda kontrollimist tegema. Siis värvide mäng.
värvide mäng on siis selline, et pannakse, mina olen pannud nad 2 rühma, aga õues on rohkem ruumi, et saab ka näiteks 3 või 4 rühma panna ja igale rühmale esimesest, teises klassis ma annan sõnasildid ette, sellepärast et see mälukene ei ole veel nii hästi meil arenenud, aga keskel kõigist gruppidest ühe kaugusele olen ma pannud, mul on hästi palju kogunenud, nagu öeldakse, lastest ja lastelastest neid legoklotse. Nad on minu silmis niivõrd head mänguasjad. Korjan kokku erinevad värvid, ma panen sinna keskel ühe suure hunniku, kus on punased, rohelised ja sinised need legoklotsid. Ja siis on niimoodi, et annan lastele ette näiteks sellised sildid, kus on siis 2 sõna korraga või siis 4 annan korraga. Auto sõitis vastu posti. Igale rühmale annan ühesuguse sildi ja tema ülesanne nüüd niimoodi, et võistkonna esimene laps jookseb kiiresti sinna hunniku juurde. Mis värvi klots? Punane, sest ta on täishäälik. Ta peab võtma punase klotsi ja panema siia alla. Need sildid on siia alla või siis üles, nii nagu nad ise tahavad, paneb punase klotsi. Nüüd jookseb järgmine laps. Tema ülesanne on otsida jälle punane klots, sest U-täht on ka punane. 3. laps peab otsima rohelise ja siis jälle punase. Ja niimoodi, missugune võistkond saab siis kõige kiiremini õige lause kätte. Nüüd on tingimus veel niimoodi, et me oleme kokku leppinud, et kui ma märkan, et minu võistkonnas keegi eksis, siis ma võin tema selle sõna ära parandada. Et see on nagu kokku lepitud ja võidab siis see, kellel on kõige esimene õige lause. Et kui mina jalutan nende 3, 4, 7 vahel, siis ma lihtsalt ütlen, et õige või vale ja kui on vale, siis nad peavad ise selle vea üles leidma. Et selline väikene otsimismäng. Veel eesti keeles. Eesti keeles on näiteks mul selline, seda ma olen kasutanud esimese klassiga. Et 2 varianti, kas ma peidan rohu sisse või puude otsa, pingi alla, igale poole sellised kasside pildid. Või teine asi, ma peidan hoopis need rohelisel taustal olevad laused. Ütlen ausalt ära, et tegelikult kasside peitmine on lihtsam, sellepärast kollast näevad lapsed kaugemale. Ja siis annan lastele, nad tõmbavad loosiga need laused. Näiteks esimene lause, sõin just ühe maitsva silgu ja ta nüüd käib ja otsib, kust kohast on selline pilt, mis selle lausega sobib. Ja kui me nüüd siit tähelepanelikult vaatame, et siin on nüüd silgu see selgroog alles jäänud. Jahtisin eile üle 2 tunni hiirt ja kui ta kätte sain, siis alles mõistsin, et see oli mänguhiir ja nüüd ta peab jälle jooksma ja otsima, missugune on see kaart, mis temale sobib. Ma olen lastele pannud sellise plakati. Ta on siis klassis tavaliselt seina peal ja kui me läheme õue, siis olen avastanud, et kas panem ta tõesti laste keskele maha või siis sellise koha peale, kus nad seina pealt seda kõik näevad. Ja mäng ise siis on niimoodi, et ma väikestel lastel niimoodi, et ta näeb niimoodi, et tõepoolest see pilt on mul ees ja mina tõstan siis selle poolse käe, kus pool ma seda näen. Kui on täishäälik, siis ma tõstan siit. Antud juhul siis vasaku käe, sest laps vaatab peeglis. Kui on sinine häälik, tõstan parema käe ja võõrtähed on meil kollased, tõstan vasaku jala ja sulghäälikuga tõstan parema jala. Ja niimoodi nad tantsivad. Nii, kas te olete nõus proovima? Hüppa püsti või siis nii, nagu lapsed tegid tooli peal. Ja alustame. Tõsta, tõsta. Nonii, vot selline võimalus. Et need olid siis sellised eesti keele asjad ja kui nüüd mulle veel aeg antakse, siis ma läheks matemaatika alla. Ja matemaatikas on, võib-olla see minu lemmikaine, ma ei tea, kuigi mulle ka eesti keel meeldib ja ma olen seal palju töövahendeid teinud, aga numbrijooks tegelikult olen ma teinud niivõrd palju erinevaid, et
võiks ütelda numbrid mu jooks 1, 2, 3 ja nii edasi. Näiteks on niimoodi, et meil on ühekordsed topsid või need kausikesed, mul olid sellised laevukesed ja sinna sisse ma siis algul kirjutasin, aga põhja, kui ta on tops, on väga raske kirjutada. Ma tõesti kleepisin sinna numbrid 1–10 ja mul on neid mitu komplekti. Sain sellised topsid, mis on ühte värvi ja teist värvi ja need topsid me tõstame siis võistkonnas umbes 5 meetri kaugusele. Need topsid on kõik tagurpidi ja numbrid on aetud segamini. Laps peab minema esimene võistkonnast ja vaatama ainult ühte topsi. Tõstan üles. Kui seal on number 1, oleme õnnega koos ja viin selle oma võistkonna juurde. Kui mul ei ole see number 1, siis ma jooksen tagasi ja otsima läheb järgmine õpilane. Näiteks, kui me tegime eelmisel nädalal tegime seda mängu, siis juhtus niimoodi, et poisid said kätte kõik 10 numbrit ja tüdrukute võistkond oli nii õnnetu, sest nad kogu aeg vaatasid, aga ühte topsi nad millegipärast ei tõstnud. Seda topsi, kus oli number 1. Ja poisid said mängu valmis enne, kui tüdrukud jõudsid alustada. Nii, siin on siis sellest mängust sellised vahvad topsid mul on ja tõepoolest ta läheb, vaatab, kas on number, põhimõttes saate kindlasti aru, et kõigepealt on number 1, siis number 2, number 3. Ja mida ma lastele olen õpetanud? Esiteks seda, et ma pean tähelepanelikult jälgima, palun ära mine ja tõsta seda sama topsi, mida sa nägid, et naaber just tõstis. Et esimestel kordadel ta võib järjekindla, nagu öeldakse, lolli järjekindlusega tõsta ühte sama topsi 3-4 last järjest. Aga siis nad peavad jälgima üksteist, et ma tõstan seda topsi, mida veel vaadatud ei ole. Et on ka selliseid lapsi, kes läheb, tõstabki jookseb, järgmine kord tõstab, vaatab jälle sama topsi, nagu oleks sel hetkel siis vahepeal sinna number tekkinud. Aga selline mõtlemine meeskonnatöö, sest ta võib meeskonnale ütelda, et see number oli selle topsi, mida ma praegu vaatasin. Numbrikaardid, täringud ja kogu aeg need alused kirjutamised. Et ma olen peitnud sinna platsile ära väiksematel 1–20 näiteks, et praegu me juba teeme 1–50. Ja me oleme jaganud lapsed võistkondades ja on jälle niimoodi, et ma kirjutan, alustan number 1. Veeretame täringut, tuleb 6 näiteks. 1 + 6 on 7. Me läheme otsime üles number 7. Siis me läheme jälle, veeretame täringut, meil tuleb näiteks 3. 7 + 3 on 10. Me kirjutame need tehted kõik üles ka, sellepärast, et siis on pärast hea kontrollida, kas see võistkond ikka tegi ausalt, et ta jõudis. Ja meil on kokkulepe, mis numbrini ta jõudma peab. Kas 20-ni kogu aeg liites või siis hoopis 50-ni. Aga seda numbrimängu on ka veel tehtud niimoodi, et ma olen jaganud need numbrid laiali ja võistkond on niimoodi, võistkond peab olema kogu aeg hoidma kinni üksteisest, käest kinni ja me otsime üles number 1. Siis me otsime üles number 2, number 3, aga siin on nüüd see asi, et ma olen teinud siis igale võistkonnale eri värvi numbrid. Muidu on niimoodi, et üks võistkond võtab ära, teine ei saagi võtta. Et kõigepealt minu võistkond, oletame, et minu värv on kollane, me otsime selle platsi pealt üles kollase number 1. Siis me läheme kõik koos, nagu hanekesed käest kinni. Otsime üles number 2, siis me otsime ümber 3 ja nii edasi. Oma värvi. Ja see on ka lõpus, et tõepoolest me oleme koos ja tegutseme edasi. Nii, siin on nüüd pilt sellest, kuidas me täringuga tegime. Et peab kogu aeg otsima seda õiget vastust, enne edasi veeretada ei tohi. Nii, igasugused otsimismängud on toredad. Paneme näiteks puudele, pinkidele, ma olen isegi peitnud pinkide alla igale poole, panen kõrvuti ühe tähe ja ühe numbri. Ja siis ta peabki otsima, et number 2 on näiteks E-täht. Aga kui me teeme selle asja raskemaks, üks raskuse näide on siin, et laps saab sellise salakirja. Esimene asi, ta peab kõik need tehted ära lahendama ja siis hakkab minema 1 + 4, mis see on ja siis lähen vaatan, mis sealt tuleb, et saab niimoodi arvutada. Siis isade päeval me tegime sellise mängu, kus me olime koos peredega. Et mitte ainult laps ise,
vaid emmedissid ka, seda saab siis nii-öelda vahepalana, emmedissid ka, meil olid igal pool numbrid ja kusjuures me tegime seda tõepoolest põnevuse huvides, me tegime seda õhtul pimedas taskulampidega ja nad pidid otsima kindlalt territooriumit, mis me neile siis enne valmis olime pannud, pidid otsima kõik need numbrid üles, me ainult ütlesime, et 15 numbrit on peidus, mine otsi. Ja siis nad leidsid, A on 1, ma vaatan siit, kus 1 on, ma kirjutan siia A tähe. Siis vaatan edasi, mis see K täht on ja niimoodi ja usuta või mitte, et mitte ainult lapsed ei olnud hasardis, vaid emmed ja issid. Issidele meeldis kohutavalt palju seda igasugust otsimist teha. Siis ma olen teinud klassis sellist aardejahti, kus on niimoodi, et alustab klassi ukse juurest ja peab leidma midagi, mis näitab aega, kirjutab, mis asi see on ja samal ajal ka mitu sammu ma tegin selleks, et selle asjani jõuda. Siis leia midagi, millega saab kirjutada, kirjutab, mis asi see on ja jälle mitu sammu tegid. Leia midagi, kuhu saab sisse panna asju. Need kõik asjad me tegime klassis. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav klassis küll, aga tegelikult saab seda teha ju ka õues. Ja õue variant on mul selline, et laps alustab jälle koolimaja juurest, leia midagi, mis mahub peopessa. Ta peab sellise asja otsima, no loomulikult enne vaatab silmadega ja siis otsib selle asja üles ja ta peab kogu aeg meeles pidama. Vot, ma pean lugema oma sammusid. Mitu sammu ma tegin. Kui ma olen selle asja leidnud, võin kirjutada siia või kaasa võtta, kuidas mulle sobib. Leia midagi, mis kuulub eluta loodusesse. Leia midagi, mille otsa saab ronida. Mõni arvas, et see on, meil on selline üks selline betoonäär seal korvpalli väljakuures. Mõni arvas, et puu otsa saab ronida, aga mõni tormas hoopis mängu väljakule. Seal on ronimisvõimalus või kui palju ja samas kui palju samme ta sai. Nii. Leia midagi, millel on õied, midagi, millel saab rippuda, midagi, millel saab tasakaalu hoida, midagi, mis tuleb panna prügikasti, et nagu väikesene keskkonnateema ka. Ja siis ta arvutab, mitu sammu ta kokku sai. Me vaatame, mitu sammu ta keegi sai, et kes siis meil kõige rohkem nagu selle mängu keskel mängis või tähendab sammus. Nii, ja kui meil on aega, siis me oleme kasutanud ka sellist asja. Tõesti, väljas me oleme proovinud ainult ühe korra, sellepärast, et meil esimesel klassil neid väga nutitelefone ei ole ja tahvlid, need liiguvad, ütleme, kuidas nad töötavad mõnikord koolimaja ees päris hästi, teinekord ei tööta üldse. Ja oleme kasutanud siis, see on nüüd selline individuaalne või siis mõnikord ka selline 2-3 rühmas, et lapsed saavad siis nutiseadmega minna välja ja nendel on selline ülesanne. Vaatame, kas mul õnnestub seda siit kätte saada. Need on selline ülesanne, et nad saavad seda väljas teha ja see on nüüd selline koht, kus õpetaja üldse ei pea nagu juhendama, vaid nad ise teevad seda. Näiteks ma veeretan siin grupiga, meie grupp. Nii. Et ma lõpetaks selle jagamise ära, siis ma nende näkusid ka. Ja, ikka meie näod. ei midagi uut vahepeal. Et siin tegelikult tuli üks selline pigem võib-olla praktilisemat tüüpi küsimus, et kust sa oled soetanud neid suuri pehmeid täringuid, millest sa siin rääkisid? Oi, kes nüüd mäletab? Nad on mul juba nii ammu ja mul on neid täringuid praegu 3 tükki. Ja tegelikult ma ütlen, et neid pehmeid mul isegi ei ole, et neid pehmed on meil koolil küll, aga mul isiklikult on sellised plastmassist. Nad küll natukene kolisevad, aga selles suhtes, et kui nad saavad siin keegi ütleb, et Taigre poes, aga ma neid suuri ei ole seal näinud, aga mul on tõesti sellised, ütleme, nii suured. Ja nendega niimoodi plastmassist ta küll koliseb, aga samas jälle, kui ma väljast tulen ja ta porilombist läbi käib, ei juhtu mitte midagi. Korraks kraani alt ja ongi ta puhas. Et selles suhtes nad on head.
siin on tulnud ka vastuseid, et päringuid saab Prismast osta, Tigerit pakuti, AliExpress kindlasti, et kui siin, ma ei tea, kevadel ära tellida, siis võib-olla sügiseks on kohal. On kohal tõenäoliselt. Nii et erinevaid kohti siis, kus neid soetada saab. Aga ma küsiks ka sinu käest seda, et no neid tegevusi ja mõtteid tuli siin nüüd igast suunast, aga kust sina saad neid erinevaid mõtteid või et kas sul on ka mingid kohad, kus sa võib-olla käid piilumas või mõned leheküljed, mida sa võib-olla jälgid, tegelikult nende lehekülgedega on niimoodi, et oleme ausad, ega mul hästi, töölehti ma olen küll mõnest kohast saanud, aga kuna ma ise armastan väga käia viimasel iga distantsõppel olen mina käinud vähemalt 1 või 2 digikoolitusel ja siis ma lähen nii hasarti, siis ma vorbin neid töölehti tõesti hunnikute viisi, aga ütlen ausalt ära, ma ei tea, kas see on nüüd enesereklaam, aga paljud liikumismängud olen ma pannud ise sellesse raamatusse kirja. See on väga õige, muidugi. Minul on see raamat olemas, ma olen see 5. õpilane. Et mis nii viga, kui ise oled raamatu kirjutanud ja saab sealt ideid võtta, on ju? Et seal on tegelikult niimoodi, et kui ma nüüd võtan ise ka seda raamatut, et oi, et seda mängu ei ole tükk aega mänginud ja siis on, aga seda saab ka mängida niimoodi, et nii nagu ma siin alguses ütlesin, tegelikult õpetajad on sellised, kui ma kuskilt midagi kuulen, ma panen oma pea kohe tööle ja mul tulevad need variatsioonid. Ja vot see ongi minu arust kõige õigem, et need variatsioone teha ja niimoodi tekivadki, et vastavalt teemale või vastavalt lastele, siis tegelikult ega kõik lapsed ei ole ka ühesuguse sellise entusiasmiga, et mõned on sellised, kellega sa pead mõtlema, et tema nagu sellist jooksumängu ei taha, tema tahab rahulikumaid, et milline oleks see mäng, mis temale nagu sobib ja võib-olla see teema selle nurgalt on natukene raske või see on liiga titekas, et jälle, kas teen kergemaks või raskemaks. Vaatan siin chatis läks juba küsimuseks, et kes on raamatu autor ja kus saab raamatut osta. Ma ei tea, Kaja, kas sa siis räägid, et kes on raamatu autor ja... Raamatut saad Lexist. Aga ma arvan, et teda on ka raamatupoes. Jah, et Atlexi kirjastusest. Just äkki Apollost või kuskilt on ka mina... Väga võimalik, jah. Raamatu autor on Kaja Kivisik ja kuidas oli raamatu pealkiri? Just. Mängulised õpitegevused algklassides. Et just see, et me ei istu pingis, et siin on paljud nendest mängudest on ära kirjeldatud ka siin, aga siin on võimalusi rohkem, kui ma siin poole tunni jooksul jõudsin rääkida loomulikult. Eks need korraldajad on nagu kitsid ka, ei tahtnud sulle nagu rohkem anda seda aega, on ju? Ja. Nii, aga ma ei tea, hetkel vist ei ole rohkem selliseid väga konkreetseid küsimusi ja mõned sellised küsimused ja arutelud tulevad meie poolt siis ka selles viimases osas,